Tere hommikust kõigile ja tere tulemast kuulama meie tänast veebiseminari, mille teemaks on ESG aruande koostamine ja kuidas seda teha arukas aruandlusega. Enne veel, kui me läheme tänaste teemade juurde, räägin natukene ka sellest, kes me oleme, millega me igapäevaselt tegeleme ja millest me täna räägime. Me oleme Eesti ettevõte ning tegutsenud juba pea 30 aastat ning selle aja jooksul oleme omandanud laialdaselt kogemusi ja erinevaid teadmisi aruannete vormistamisel ja tollinduse valdkonnas. Mina olen Airi ja minuga koos on täna veel Eliis ja Marek. Igapäevaselt me tegeleme siis tollideklaratsioonide vormistamisega, pakkudes teenuseid impordi ja ekspordiprotsesside sujuvaks läbiviimiseks ning koostame ka erinevaid aruandeid, nagu siinkohal ka meil on välja toodud. Pakendi ja intrastat aruanne, erinevad probleemtoodete aruanded, SPIM aruanne ning ESG aruanne. Ning lisaks aruannete koostamisele pakume ka nõustamisteenuseid kõigi eelpool loetletud aruannete ja tollivormistusega seotud teemade kohta. Vaatame üle siis, millest me täna ka räägime. Räägime sellest, kuidas koostada ESG aruanne, mis on muutumas loomulikumaks osaks ettevõtte igapäeva tegevustes. Samuti vaatame, mida on toonud kaasa Omnibussi uuendused, mis on ESG aruanne ettevõtete jaoks oluline ja kuidas meie saame teid selle protsessi läbiviimisel aidata. Veebiseminari käigus palume siis kõik tekkinud küsimused jooksvalt sisestada chati ning peale seda, kui oleme põhiteemad läbi käinud, vaatame üle ka tekkinud küsimused. Tänane seminar ka salvestatakse ning kõik materjalid, sealhulgas salvestus ja esitlused, saadame teile e-kirja teel mõne päeva jooksul. Aga siinkohal ma annangi üle sõna sulle, Marek, et saaksid jätkata teemaga, mis on ESG. Aitäh, Airi. Võtan siis sõnajärje üle. Tere ka minu poolt. Vaatame koos üle, mis on ESG, kes peavad aruannet tegema, millal ja millistel tingimustel ning arutame saadava kasu üle, juhul kui aruande otsene vormistamise kohustus täna aga puudub. Vastavalt kestlikkuse aruandluse direktiivile CSRD tuleb ettevõtetele esitada ESG aruannet. Direktiiv jaguneb veel omakorda 2 suuremaks standardiks, mis annavad täpsemad juhised, kuidas ja mis aruande esitada. ESRS kohustuslik standard. Kestlikkuse aruandluse direktiivi alla kuuluvatele suurettevõtetele, samas kui BSME on vabatahtlik ja lihtsustatud standard mikro- ja väikeettevõtetele. Üldiselt võib öelda, et väikeettevõtte standard juhindub suures osas suurettevõtte standardist, kuid on paljugi lihtsam. ESG jaguneb 12 teemaks, kus 2 on üldisemad standardid ja 10 teemat jagunevad veel omakorda erinevateks alateemadeks. Aruanne on vabatahtlik. Vaatame järgnevalt üle, milliseid teemasid väikeettevõte kajastama peaks, just sõltuvalt temale olulistest teemadest. Üldpõhimõtete standard toob välja üldised põhimõtted aruande koostamise kohta, väärtusahela kahese olulise hindamise, kvaliteedinõuded ja kõike seda lihtsustatud kujul. Samas kui üldnõuete standard toob välja avalikustamise juhised, kuid väikeettevõttel on avalikustamine vabatahtlik. Lisaks tuleb kirjeldada ettevõtte strateegiat, ärimudelit, juhtimist ning erinevaid mõõdikuid. Liikudes edasi keskkonnateemade juurde, siis kliimamuutused jaotuses on ühe punktina ka CO2 heitmete ehk kasvuhoonegaaside arvestus. Tavapärane on teostada mõjuala 1 ja mõjuala 2 arvestust. Mõjuala 1 on sõidukite kütuse kasutamisest tulenev CO2 arvestus, samas kui mõjuala 2
on energia kasutamisest tulenev CO2 arvestus. Lisaks on veel olemas mõjuala 3, aga see on vabatahtlik. Tegemist on kaudsete heitmete ettevõtte väärtusahelas oleva mõjualaga, aga kohustuslikuks võib ta muutuda, kui suurettevõtted, kelle tarneahelas te olete, võivad küsida andmeid oma koostööpartneritelt, näiteks töötajate koju ja tööle sõitmise mõjuala kohta, kaupade transpordi või lennukilomeetrite arvestust. Mõjuala 1 ja mõjuala 2 tuleks kindlasti aruandesse lisada. Ettevõtted, kes tegelevad näiteks autopesula või pesumajade teemadega, peaksid ka näitama keskkonna ja reostuse teemat. Üldiselt seda näidata ei ole vaja, kuid antud juhul, kui on selliste teemadega kokkupuude, siis on see mõistlik aruandesse sisse tuua. Edasi vaadates on ressursid ja ringmajandus. Siin tuleks tähelepanu pöörata ringmajandusele ja jäätmete vähendamise protsessile, sõltuvalt ettevõtte tegevusvaldkonnast. Ohtlikud jäätmed, erinevad pakendijäätmed, elektroonika või muud probleemtooted ja tootmisjäätmed. Siia alla arvestatakse ka toote eluea lõppu jõudnud toodete edasised toimingud. Kas nad on ringlusest tagasivõetavad ja saab neid lahti monteerida, kasutada materjalide ringmajanduse protsessis. Täna on juba paljud tooted kokku kogutavad ja ümbertöödeldavad, näiteks rehvid, akud, elektroonikatooted, plastist tooted ja pakendid. Liikudes edasi sotsiaalsete teemade juurde, siis tuleks vaadata kindlasti töötajate alateemat. Siia alla kuuluvad töötajate võrdne kohtlemine, töötajate igapäevane töökeskkond ja töötervishoid, töötajate soodustused, koolitused ja areng ning töötajate kaasamine ja palgapoliitikad. Lisaks kuulub sotsiaalsete teemade alla ka tarbijad ja lõppkasutajad. Ühe punktina võib välja tuua tooteohutuse, millised materjalid või tootmisprotsessid on kasutatavad toote tegemisel, kuidas tarbijad näevad ettevõtte teenust või toodet kestlikkusest vaatest ja siit kujuneb kliendi usaldus toote või teenuse kohta. Ka juhtimise teemadest tuleks kaasa rääkida. Kuidas on üles ehitatud ettevõtte juhtimisstruktuur, juhtimise printsiibid ja hea äritava, samuti juhtimise läbipaistvus ja korruptsiooni vältimine. Väikeettevõtetel puudub auditeerimise kohustus. Järgmisena vaatame üle, mis on Omnibuss. Kui varem viis Omnibuss inimesi ühest punktist teise, siis täna on ta kestlikkuse aruandluse muudatuse pakett. Kuni selle aasta kevadeni oli teada, et ESG aruande kohustuse ulatus ja rakendamise ajakava. Siis veebruaris tuldi Euroopa Komisjoni poolt välja uuenduste paketiga nimetusega Omnibuss ja eelmisel nädalal juba ka konkreetsete muudatustega. Muudatuse pakett näeb ette seadusandluse osalist leevendamist, et ettevõtted jõuaksid sellega kohaneda. Vaatame üle, mis kehtib täna ja on tänaseks teada ning mis tingimustel ja millal kohustus rakendub. Esimese grupi moodustavad avaliku huvi üksused, kelle ESG aruande esitamise tähtaeg on käesoleval aastal. Nende esitamise tähtaeg jääb samaks. Esitada tuleb käesoleval aastal aruanne ja see ka auditeerida. Töötajate arv on 1000 või rohkem, müügitulu 50 miljonit eurot või rohkem, varade maht üle 25 miljoni euro või rohkem. Kui nendest kolmest tingimusest 2 on täidetud, siis kuulub ettevõte avaliku huvi üksuse ja ESG aruande vormistamise tegijate hulka. Avaliku huvi üksusteks on näiteks Eesti Energia, Omniva ning pangad. Nemad on juba vormistanud kestlikkusaruannet pikemat aega, varasemalt kehtinud erinevate direktiivide ja juhendite alusel. Järgnevalt vaatame suurettevõtete kohustust. Kui algselt oli suurettevõtetel aruande esitamise kohustus järgmisel ehk 2026. aastal, siis tänaseks on see aruande kohustus edasi lükatud 2 aasta võrra. Ehk esitamine tuleb alles 2028. aastal. Ja jällegi on 3 kriteeriumit, millest 2 peab olema täidetud.
töötajate arv 250 või rohkem, müügitulu üle 50 miljoni euro, varade maht üle 25 miljoni euro. Kolmanda grupi moodustavad börsil noteeritud väike ja keskmise suurusega ettevõtted, kelle aruande esitamise tähtaeg oli 2027. aastal. Tänaseks on teada, et aruande esitamine on vabatahtlik ja võib juhinduda LSME standardist, mis rakendubki siis börsil noteeritud väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele ning väikestele krediidiasutustele ja kindlustusfirmadele. Viimase grupi moodustab väikese ja keskmise suurused ettevõtted. Aruande esitamine oli vabatahtlik ja siin ta jääb ka vabatahtlikuks. Siin vabatahtliku aruande juures tulekski kasutada siis VSM standardit, millest me eelnevalt rääkisime. Siit edasi liikudes vaatame üle, miks kliendid on soovinud aruandeid vormistada, kuigi seadusandlik kohustus puudub. Sellele küsimusele vastused leides on mul hea meel tõdeda, et saame vastata praktilistele kogemustele tuginedes. Oleme vormistanud üle poole aasta juba ESG aruandeid ja klientide tagasisidet arvestades teame, millega nad on kokku puutunud ja millele tuleb tähelepanu pöörata. Raha, mida pole kunagi liialt palju. ESG aruannet küsitakse nii investeeringute kaasamiseks fondidest kui ka pangast laenu saamiseks. Pangad ütlevad ise välja, et kestlikkuse teemadega tegelevad ettevõtted on laenutingimused. Meie poole pöördus aasta alguses üks iduettevõte, kes vajas aruannet investorite jaoks koos mõjualade arvestusega. Tegime ettevõttele ESG aruande ja lisaks soovitasin näha ka mõjuala 3, kuna ettevõtte töötajatel oli palju ärireise. Mitmedki Eesti suurettevõtted ja Euroopa Liidu ettevõtted küsivad juba täna sagedamini, kas teil on ESG strateegia, kas CO2 jalajälge mõõdate või planeerite ESG aruande vormistamist. See on suurettevõtetele igapäevane, et nad neid küsimusi küsivad. Nende jalajälg on seotud kogu tarneahelaga. Ent just Põhjamaade turule kaupu müües on kestlikkuse põhimõtete järgmine väga oluline kogu tarneahelas. Üks Eesti väike mööbli valmistaja soovis tooteid müüa suurele Soome kontsernile ja selgus, et ilma ESG aruandeta ei võeta teda üldse jutule. Ettevõte pöördus meie poole ja koostasime aruande, mis võimaldas alustada läbirääkimisi müügi osas. Kestlikkuse teemadega tegelemine tekitab usaldust ja loob uusi võimalusi koostööks. ESG kriteeriumid on ka täna juba riigihangetes. Keskkonnahoidlik riigihange ehk rohehange väga mitmetes tooterühmades ja valdkonnad laienevad jätkuvalt. Samuti on teada, et aruandlusega on hõlmatud ka frantsiisiga seotud ettevõtlus. Ettevõtted deklareerivad, oleme rohelisele teele suundunud. Meil on olemas erinevad märgised, vaimse tervise märgis, rohekontori märgis, mitmekesisuse märgis ja nii edasi. Tegelikult ESG aruanne sisaldab neid kõiki teemasid ja saaksite hoida kokku raha erinevate märgiste pealt ja teha üks kokkuvõtlik aruanne. Täna lisavad paljud ettevõtted kestlikkuse aruande või osa sellest juba ka majandusaasta aruande juurde või kodulehele, nähtavaks koostööpartnerile või ka konkurendile. Rootsi ettevõtetel on tava panna aruanne kodulehele, aga selle lugemine on tasuline. Ettevõtte kuvandi loovad omad inimesed, olgu tiimis 3 või 30 töötajat. Aruannet tehes saad näidata, et sa hoolid, kuulad ja väärtustad oma töötajaid. Noorem generatsioon vaatab jätkusuutlike ettevõtete suunas ja teeb oma valikud ka paljudel juhtudel neist lähtudes. Töötajad tunnevad end väärtuslikuna, siis nad tulevad ja jäävad, aidates olla ettevõttel kasumlik. Vastupidiselt levinud arvamusele ei tähenda ESG ainult lisakulusid. Saadav kasu ei pruugi olla koheselt käegakatsutav, aga annab võimaluse energiakasutuse jälgimiseks, tööprotsesside optimeerimiseks või jäätmete vähendamiseks, hangetel osalemiseks, tarneahela tugevdamiseks või raha kaasamiseks uutes projektides.
meie klient, kes hakkas aruandeprotsessi käigus jäätmetest rääkima meile, oli just saanud koostöölepingu Leedu ettevõttega jäätmete neile töötluseks saatmiseks. Selgus, et tooted, mida nende kliendid tagastavad, läksid varasemalt lihtsalt prügimäele. Aga nüüd saab neist uus toode ja prügi eest makstakse raha ka lisaks. Nende poolt vaadates oli see väga hea diil, mis toetab otseselt ringmajandust. Võttes kokku minu poolt esitatud teemad, loodan, et julgustan meie kuulajaid kestlikkuse aruannet tegema. Eliis, palun, kas sa võtaksid sõnajärje üle ja räägiksid, miks aruande koostamine on väike või keskmise suurusega ettevõtetes keeruline ning kuidas meie saame selle teie eest lihtsaks muuta? Aitäh, Marek! Tere ka minu poolt! Mis muudab siis ettevõtete jaoks ESG aruande koostamise keeruliseks? No kõigepealt tooksin välja õiguslikud ja regulatiivsed nõuded. Mis seal all siis on? Nagu Marek juba mainis, nii esialgsetest tähtaegadest kui ka Omnibus paketist, mis lükkab aruannet esitamist paari aasta võrra edasi ja toob kaasa muudatusi ka kriteeriumites, siis üks suur väljakutse ongi see, et ESG aruandega seotud regulatsioonid muutuvad kiiresti. Lisaks võivad need nõuded oluliselt erineda olenevalt riigist, tegevusvaldkonnast ja ettevõtte suurusest. Just väiksematel ettevõtetel on sageli keeruline aru saada, et millised reeglid neile üldse kehtivad. Ja isegi kui neil ei ole otsest aruandekohustust, siis võib juhtuda, et olles osa mõne suurema ettevõtte tarneahelast, tekib neil see esitamise kohustus siiski kaudselt. Standardite mitmekesisus. Palju segadust tekitab ka see, et ESG aruandluseks on olemas terve rida erinevaid standardeid. GRI, TCFD, BSME, ESRS. Tundub nagu tähesupp, eks? Igaüks neist keskendub veidi erinevatele teemadele ja mõõdikutele, mis võib tekitada küsimuse, millist neist siis valida ja mida üldse peaks jälgima. Just see valikute rohkus ja reeglite erinevus võib panna väiksemaid ettevõtteid tundma, et aruande koostamine on keeruline. Mõõdikute määratlus ja järjepidevus. Ettevõtetele võib osutuda väljakutseks tõhusate ja ühtsete mõõdikute määramine, mida oleks lihtne mõõta ja samal ajal oleks võrreldavus ka erinevate aastate lõikes. Näiteks võib tekkida küsimus, kas töötajate rahulolu peaks mõõtma intervjuude, küsitluste või lahkumisstatistika kaudu. Kui mõõdikud ei ole täpselt määratletud ja igal aastal samamoodi kogutud, siis ei saa teha ka usaldusväärseid võrdlusi. Koolitus ja ressursside puudus. Paljudel ettevõtetel puuduvad täna vajalikud teadmised ja oskused ESG teemade mõistmiseks ja aruandluseks. Eelkõige on puudu just spetsialistidest, keda saaks ESG teemadega tegelema panna ning sageli ei ole ettevõtetel ka koolitamiseks vajalikke rahalisi või ajalisi ressursse. ESG koolitused maksavad täna keskmiselt 300–400 eurot ja see on väikesele ettevõttele ikkagi päris arvestatav kulu. Olen ise aja jooksul samuti läbinud mitmed koolitused ja võin ausalt öelda, et nende teemade mõistmine võtab aega, et päriselt aru saada, millega on tegu ja kuidas üldse üht korralikku kestlikkusaruannet koostada. Isegi kui teadmised ja arusaam ESG-st on olemas, tekib järgmine suur väljakutse. Kust saada kõik see info, mida aruannete koostamiseks vaja on? Andmete kogumine võib osutuda aeganõudvaks ja mahukaks tööks. Iga teema on nagu omaette maailm. Andmed asuvad sageli eri kohtades, näiteks mõned on Excelis, midagi on raamatupidamises ja osa infot liigub ainult suusõnaliselt töötajate vahel. Veel kui keerulisem on siis, kui selgub, et mingeid andmeid ei olegi varem kogutud või mõõdetud ning info on puudulik. See teeb tervikpildi kokkupanemise parajaks väljakutseks. Vabandust. Kui kõik vajalikud andmed on nüüd olemas, siis tekib järgmine praktiline küsimus. Kuidas neid andmeid töödelda ja esitada? ESG aruanne koosneb väga erinevatest andmetest, mis tuleb struktureerida, analüüsida ja lõpuks selgelt esitada. Kuigi andmete kogumiseks on loodud erinevaid programme ja platvorme, siis võib juhtuda, et jääb siiski selgusetuks, missuguseid dokumente tuleb esitada ja kas need üldse ettevõttes olemas on.
kui ettevõttel puuduvad taolised tööriistad ja tarkvara, tuleb kogu see töö teha ära käsitsi. See on aga aeganõudev ja võimalus vigade tekkeks on suur. Lisaks võib olla keeruline andmeid visualiseerida või teha kokkuvõtteid nii, et need oleksid arusaadavad ka inimestele, kes ei tegele igapäevaselt ESG teemadega. Kui need andmed on lõpuks töödeldud ja raportisse pandud, siis paraku sellega töö ei lõppe. Siit algab alles järgmine etapp, andmete ajakohasena hoidmine. ESG aruandlus ei ole ühekordne tegevus, vaid see on pigem järjepidev protsess. Andmed peavad olema ajakohased ja aruannet tuleb regulaarselt täiendada. See tähendab, et ettevõttel peab olema süsteem ja harjumus andmeid jooksvalt jälgida. Just selle järjepidevuse hoidmine on paljude väiksemate ettevõtete jaoks üks suurimaid väljakutseid. Lihtsalt ei jätku aega ega inimesi, et kogu seda jooksvat infot hallata. Kui andmed on ajakohased ja aruanne on tehniliselt korras, siis tuleb arvestada veel ühe olulise kihiga. Kellele see aruanne üldse mõeldud on? Erinevad huvirühmad ootavad täiesti erinevat infot. Näiteks investorid tahavad teada, millised on teie riskid ja kuidas te neid juhite. Töötajad tahavad teada, kas ettevõte hoolib nende heaolust ja töötingimustest. Kliendid samal ajal jälgivad aga aina enam, kui keskkonnasõbralik ja vastutustundlik on ettevõte, kelle tooteid või teenused nad tarbivad. Kõigi nende erinevate ootuste üheaegne täitmine ühe aruandega on üsna suur väljakutse ja tuleb teha teadlikke valikuid, mida kajastada ja kui süvitsi nende teemadega minna. Toon siia ka ühe näite. Kui ettevõte ostab Tallinna lennujaamast lennupileti, siis tuleb tal muu hulgas täita ka küsimustik, kus küsitakse, kuidas töötajad tööle ja koju liiguvad. Võib tekkida õigustatud küsimus, et miks sellist asja üldse küsitakse, kui see ei ole kohustuslik osa ühestki aruandlusstandardist. Seda veel eriti ajal, mil me räägime bürokraatia vähendamisest. See näitab, et huvigruppide soovid ja ootused võivad minna palju kaugemale sellest, mida seadus tegelikult nõuab. Lõpuks jõuame me ka ühe väga sügava harjumusliku takistuseni. Nimelt selleni, et edu ei mõõdeta enam ainult rahas. Paljud ettevõtted on aastaid ja isegi aastakümneid harjunud hindama oma tulemuslikkust vaid numbrites. Käive, kasum, kulud. See on selge, konkreetne ja mõõdetav. ESG aga toob lauale täiesti teistsugused, sageli kvalitatiivsed ja pikaajalise mõjuga teemad, nagu töötajate heaolu, juhtimiskultuur ja mõju keskkonnale. Need on näitajad, mis tegelikult ei pruugigi kohe numbrisse minna, aga mis mõjutavad otseselt ettevõtte mainet, riske ja usaldusväärsust. Ehk lõpuks sedasama finantsilist tulemust. See mõtteviisi muutus võib olla keeruline, eriti just väiksemates ettevõtetes, kus igapäevane ellujäämine ja kasumlikkus on esikohal. Samas, siin peitub ka ESG tugevus. See aitab näha suuremat pilti ja juhtida ettevõtet teadlikult, läbipaistvalt ja vastutustundlikult. Nagu nägime, on ESG aruande koostamisel mitmeid keerukaid tahke, alates teadmistest ja andmete kogumisest kuni muutuvate ootuste ja uue mõtteviisini välja. Paljude ettevõtete jaoks võib tunduda see hirmutav ja ajamahukas lisakohustus. Aga siinkohal ongi hea uudis. See ei pea nii olema. Meie eesmärk on teha kogu protsess nii lihtsaks ja sujuvaks ja arusaadavaks kui võimalik. Just väiksematele ettevõtetele mõeldes oleme loonud lähenemise, mis aitab säästa teie aega, hoida fookuse olulisel ja viia teid kiiresti vajaliku tulemuseni. Vaatamegi nüüd, miks on koostöö meiega lihtne ja mis teeb selle teie jaoks päriselt mugavaks. Alustame kõige olulisemast. Kõik ettevõtted on omanäolised, erineva suuruse, valdkonna ja inimeste poolest. Seepärast oleme loonud iga aruande just teie ettevõtte vajadustest lähtuvalt. Konsulteerime teiega, selgitame välja teie ootused ja toome esile just need aspektid, mis on teie puhul kõige olulisemad. Eeskätt on meie aruanne hea lahendus ettevõtetele, kellel ei ole endale ESG spetsialisti,
kuid kes tunnevad, et nad tahaksid tegeleda kestlikkuse teemadega. Me teame, et teie aeg on väärtuslik ja iga lisakohustus võib tunduda koormav. Seepärast oleme kujundanud protsessi selliselt, et see oleks teie jaoks võimalikult lihtne ja sujuv. Te ei pea ise süvenema detailsetesse regulatsioonidesse, pidama pikki koosolekuid või väsitavaid arutelusid. Teilt on vaja ainult sisendit ja tagasisidet. Kogu ülejäänu teeme meie ära. Arukas aruandlus tähendab, et säästate aega, energiat ja närve. Ja kui te tunnete, et ESG tundub endiselt pisut keeruline, siis me oleme teie kõrval. Me pakume lühikoolitusi, arutelusid ja selgitame kõik teemad lahti inimkeeles ja teie jaoks sobivas tempos. Aitame teil hinnata ettevõtte riske ja võimalusi ning pakume eraldi ka konsultatsioone, näiteks andmete kogumisel või tarnijate poolt küsitavate kestlikkusankeetide täitmisel. 30-minutiline esmane nõustamine on meie juures alati tasuta. Kestlikkusaruanne ei ole ühekordne tegevus, vaid see on järjepidev protsess. Me ei kao pärast aruande valmimist. Pakume teile ka jätkuteenust ja tuge ka järgmisel aastal. Aitame aruannet ajakohastada, jälgime regulatsioonide muutumisi, et teie ei peaks igal aastal nullist alustama. Meie jaoks on oluline, kliendile oleks kogu koostöö algusest peale arusaadav ja läbipaistev, nii ajaliselt kui rahaliselt. Lepime kohe alguses kokku, kui palju kulub teie aega, millised on tähtajad ja mis on teenuse maksumus. Räägime ka hinnast. Meie tavahind on 1188 eurot. See teeb kuu hinnaks 99 eurot. Hind sisaldab kogu protsessi algusest lõpuni. Tänasel veebiseminaril osalejatel on meil ka väike üllatus. Teile kehtib soodushind 800 eurot. Kui soovite pakkumist kasutada, siis võtke meiega ühendust meie kodulehe kaudu arukasaruandlus.ee. Kokkuvõtteks jääb kogu tööprotsess meie kanda. Juhime teid läbi igast etapist, alates esmasest kohtumisest kuni lõpparuandeni. Vaatamegi nüüd koos üle, milline see protsess samm-sammult välja näeb. No kõigepealt tuleks meiega ühendust võtta. Seda võib teha telefoni teel, e-kirja teel või siis kasutades meie kodulehel olevat vormi. Seejärel me kaardistame, millised on teie vajadused, kas te soovite lihtsalt konsultatsiooni või tervet ESG aruannet. Ühesõnaga, selgitame välja, milline on teie probleem ja kuidas me saame teile selle lahendamisel abiks olla. Seejärel saame asuda juba lepingu sõlmimise juurde. Järgmisena lepime kokku, kuidas ja millal me saame teiega kohtuda. Me oleme ettevõtte siseselt välja töötanud küsimustiku, mille täitmisest me andmete kogumisel tavapäraselt alustame. Küsimustiku täitmine ja kajastamist vajavate teemade läbimine võtab tänase kogemuse põhjal aega kusagil 2-3 tundi. Me võime kohtumist läbi viia nii veebiteel kui ka tulles teile külla. Üldiselt ootame me kindlasti kohtumisele ettevõtte juhti, inimest, kes tegeleb personaliga ja võib tulla ka raamatupidaja. Peale kohtumist ning kvantitatiivsete andmete kogumist hakkame me töötlema infot, mille oleme teilt saanud ja paneme kokku esialgse aruande. Seejärel saadame selle teile ülevaatamiseks ning te saate seda rahulikult lugeda ja esitada ka endapoolsed parandusettepanekud. Saame teiepoolsed parandused sisse viia ja seejärel saate teile juba lõpliku aruande. Kogu selle protsessi läbimisele oleme arvestanud ajakuluks kusagil 1,5 kuu. Ja kui te küsite, et miks nii kaua, siis kuna aruandes on suur rõhk just tekstiilisel poolel, siis selle koostamine lihtsalt võtab veidikene aega. Aitäh! Sellega on praegu minu poolt kõik. Aitäh, Eliis ja Marek, tehtud põhjaliku ülevaate eest. Ma näen, et meile on esitatud ka mõned küsimused, kuid vaatan, et meie tänane seminari aeg on kohe täis saamas. Aga need, kes meile küsimused esitasid, ei pea kartma, et me neile ei vasta. Me saadame need personaalselt teile e-kirja teel. Ja kui teil peaks tekkima veel lisaküsimusi või soovite
meie käest lisainformatsiooni, siis võtke meiega julgelt ühendust, kas meile siis kirjutades, helistades või meie kodulehel oleva kontaktivormi kaudu. Meie siinkohal omalt poolt täname teid kuulamast, vaatamast ja soovime teile ilusat päeva jätku.